Okay, so, is it alright to get started? Yes? I thought we will recap the stuff we did yesterday, just quickly, to have a look what you remember. Yeah, so I thought we could start off with Beauty and the Beast. Yeah? How are we with the lyrics? Have we had a little read through them? Yeah? Good, okay, so get into your pairs. Remember, this is a recap, let's just see what you remember from yesterday. Yeah, so you're backstage, here's the music. Kes või mis on animatöör? Animatöör on üks väga aktiivne, energiline ja lõbus noor inimene, kes töötab ühes turismiettevõttes. See võib olla nii spa, see võib olla muuseum, mingi külastuskeskus või tegevuskeskus. Ja ta animatöör põhimõtteliselt tegeleb klientide meelelahutamisega. Me räägime näiteks praegu väliskülalistest, nendest inimestest, kes tulevad välismaalt, tulevad siia Saaremaale turistidena näiteks, siis paljud neist on harjunud sellega, et seal, kus nad oma puhkust veedavad, seal on ka keegi, kes pakub nendele välja mingeid programme. Et see ei pea ilmtingimata olema see, et sind kaasatakse kuhugi mängu või tantsu või pannakse siin mingit muud lavalist tegevust tegema. Et see võib olla ka hoopis kuskile metsa matkama viimine või merele paadiga sõitma viimine. Kuressaare ametikool hakkab nüüd animatööri õpetama sügisest. Mis asju animatöörid siis õpivad? Animatööri õppekava on põhimõtteliselt 2-aastane rekreatsioonikorraldusõppekava, mis on siis nagu laiendatud või spetsialiseerumisega animatööri kultuuriõppele. Ja see tähendab seda, et nad õpivad väga palju erinevaid asju, alustades seal turismi geograafiast ja sellistest üldistest ainetest, aga natuke ka matkatreeneri tööd, natuke spordiinstruktori tööd ja siis üks suur osa on siis pühendatud sellele animatööri tööle, mis siis tähendab mänguõpetust, lavaõpetust, kõneõpetust, ürituse korraldamist. Kas üks inimene kõike seda nagu jõuab õppida, et võib-olla oleks lihtsam, kui oleks iga asja peale eraldi Mihkel? Meie tööjõuturg on kahjuks selline, kus üks inimene peab olema suuteline tegema väga palju erinevaid asju, sellepärast, et oleks meil rahvaarv nii suur ja turiste nii palju ja asutused nii suured, et meil oleks seal tööd suurtele tiimidele, kus üks tegeleb spordiga, teine tegeleb matkaga, kolmas tegeleb lastega ainult näiteks ja siis on võimalik spetsialiseeruda ja üldiselt näiteks kogemused animatööritööst teistes riikides ongi valdavalt sellised, et näiteks spa-hotellides on animatööride meeskonnad ja seal on töö ära jagatud. Nüüd siin hiljuti lõppes üks testkursus, mis seal tehti ja kes olid need õpetajad seal? See testkursus oligi nagu selle animatööri kultuuriõppe osa testimiseks, siis õppekavast see konkreetselt see kultuuriõppe ja see testkursus kestis 3 kuud. See tähendab seda, et algas jaanuaris oli 3-päevane tsükkel, veebruaris 3 päeva ja märtsis oli siis 4 päeva. Ja seda testkursust aitasid läbi viia meie projektipartnerid Inglismaalt ja Sloveeniast. Inglismaalt Leeds City College'ist ja Sloveeniast Bledi College'ist. Ja viimane osa oli siis, mis nüüd märtsis siis seminariga lõppes, mida me ka rahvale näitasime, oli selline show-programmi ettevalmistus, nii et need noored kursusest osavõtjad pakkusid siis pealtvaatajatele sellise programmi. Seal oli sees näiteks viktoriin, aga oli ka selline show, tants, laul. And we need to come up with a short quiz that will last about 5 minutes that we can actually ask the audience that are going to be there on Thursday.
3 küsimust või? Ei, kuidas kutsutakse Saaremaa vägidest? Ma juba kirjutan niimoodi. Kõljala, Valjala, mis veel on võtta? 7. Now, I've got one question prepared here. Okay, so imagine you're on a quiz show and you're going to buzz in to get to answer the question. But I don't have a buzzer. Okay, so I'm going to show you how to do it. Okay, so what I want you to do is find some space and get down like this. Come and join me. That's it. Come here, look down here like this. Right, okay. I'm going to ask you a question, and if you think you know the answer, you're going to go, ribbit. Nad said sellega väga hästi hakkama, et kui meie partnerid ütlesid, et nendel kodus kulub ühe sellise show-numbri ettevalmistamiseks peaaegu terve nädal, siis meil tehti faktiliselt 3 õhtuga, õppisid need noored ja mitte nii väga noored, seal oli ka natuke vanemaid inimesi, et õppisid selle väga hästi ära ja said tõeliselt hästi hakkama. Animatöör peab olema eelkõige positiivne, ta peab olema rõõmsameelne, ta peab olema väga hea suhtleja ja väga hea on, kui animatüüridel on ka erinevate keelte peale annet, et nad õpivad kiirelt ära sellised käibefraasid ja teatud asjad, et nad suudavad rääkida mitmes erinevas keeles. Ja tegelikult maailmas animatüürid on ikkagi suhteliselt noored inimesed, et see ei ole selline töö eluks ajaks, et see on noorte inimeste töö ja sealt on võimalik siis pärast nii-öelda karjääriredelil edasi hüpata, et on võimalik ennast arendada ja minna tegema midagi muud, ükskõik siis mida, kas või siis ürituste korraldamist nii-öelda juhtimise tasandil, et oma firma luua. Aga üldiselt kõige olulisem on see, et nad peavad olema positiivsed, energilised hakkajad, aktiivsed, head suhtlejad. Et see on nagu tähtis ja julged just selles mõttes, et eestlane teadupärast on selline nagu sina, Taavi, et sa ei taha, et sind eriti tülitatakse. Et kui tuleb üks selline noor inimene ja ta on nii positiivne ja ta suudab sind nii-öelda endaga kaasa meelitada midagi tegema, siis ma arvan, et pärast sa ütled, et tegelikult oli igavene vahva. Tere õhtust, mu kallid daamid ja härrad. Mul on väga hea meel näha, et meid on siia kogunenud nii suuri kui ka väikeseid. Ja tere tulemast meie showsse. Tänase õhtu jooksul näete te ühe animatööri kõige tähtsamaid oskusi.